No ma arvan, et esimene oluline asi on see, et kaupmees peaks esmalt suutma nagu vastata sellele küsimusele, et miks üldse klient peaks temalt ostma. Teiseks peitub kindlasti vastus lihtsuses, ehk miks mitte küsida siis kliendi käest, et mida sa tahad või kuidas me saaksime sind paremini teenindada, paremat kaupa pakkuda. Selge on tegelikult see, et elus vahest on neid kliente rohkem ja ei jõua küsida. Et siis kahtlemata tuleb siin abiks tehnoloogia ja fantaasia. Ehk tehnika kindlasti üksi ei tee midagi ära, aga sa pead nagu suutma oma toote teenuse teha nii heaks ja ägedaks, et klient hea meelega annab oma andmeid, räägib sulle endast ja pakub oma lojaalsust sulle. Et ma arvan, et need on nagu 3 peamist asja. Ise suuta defineerida oma toodet ja teenust, kliendilt küsida ja kasutada oma fantaasiat siis ja ägedaid tooteid ja teenuseid, et kliendid ise oleks nõus andma siis seda infot. Mis sinu hinnangul, kui palju Eesti jaekaupmehed kasutavad seda emotsiooni ja pakuvad seda kliendile seda emotsiooni, et mis nad just nagu tahaksid tulla selle ettevõtte juurde, et seda emotsiooni ja seda tunnet nagu kätte saada? Ma ei taha olla nagu ülekohtune Eesti kaupmehe vastu, aga ma arvan, et väga vähe. Et ma näen nagu igapäevaselt oma töös ja tegelikult ka läbi kliendi kogemuse, et seda ei julgeta pakkuda. Kardetakse, et võib-olla keerame vinti liiga üle või oleme kuidagi äärmuslikud, aga tegelikult võiks seda oluliselt rohkem teha. Ehk natuke tasub võib-olla maailmas ringi käia, eelkõige minna lääne poole üle lombi ja näha, kuidas tegelikult äri tehakse. Kas või lihtsast kliendi elamusest, kuidas seda nagu pakutakse, kas või rõivakaubanduses. Et ma mäletan, see oli vist paar aastat tagasi, kui ma sattusin Ameerikas ühte kauplusesse. Ja teenindaja, see oli tavaline rõivakauplus ja teenindaja tuli mu juurde, küsis, et mis su nimi on. Ja ma mõtlesin, miks ta mu nime vaja on, et mis mõttes. Ja ta ütles väga viisakalt, et teate, et me paneme teie nime sinna proovikabiini juurde. Et me reserveerime selle proovikabiini teile ja et kui te lähete, siis te saate, see on teie oma. Ja siis ta veel teatas, et ta natuke kaugemal ja kui ma midagi nii ette võtsin, ta ütles, et kas ma võin võtta selle riideeseme ja viia juba kabiini ootama. Ehk te saate siis vabalt ringi käia ja võtta endale nii palju asju, kui tahate. Mis oli minu arust nagu nii äge. Siin ei ole nagu tehnoloogiatki vaja, vaid see on lihtne emotsioon. Esiteks, see oli kaval, sest ma ei lähe ju ära. Mul on juba asjad ootamas seal. Ja teiseks on see, et ta andis nagu võimaluse just nimelt võtta võimalikult palju asju sinna kaasa. Seal ei olnud, et võin võtta 2 või 3 asja. Et ma kindlasti olen varas ja varastan ära, eks. Ehk mitte see emotsioon ei olnud mul, et mind kahtlustatakse, vaid külva sinna nii palju asju, kui tahad ja proovi kas või pool päeva, see on sinu nimele reserveeritud. Et see on niisugune lihtne näide, eks, aga loomulikult tehnikaga on võimalik ja tehnoloogiaga seda veel või rohkem siis nagu täiendada. Aga kui palju sinna emotsiooni pakkumisse tasuks nagu investeerida, et see oleks nagu see nii-öelda ka kasumlik ettevõtte jaoks? Mul meeldib see ingliskeelne sõna priceless, ehk minu arust see emotsioon maksabki, et nii nagu tänases esitluses ma ütlesin, et tegelikult meie ajust 99% on see, mis töötleb emotsioone ja kõike seda, mis ei ole nagu matemaatika. Ja tegelikult kaupmehed võib-olla ei taju seda, aga me teeme kõik oma ostud emotsiooni ajendusel. Võib-olla ma lähen ostan leiva, sest leib on kapist otsas. Aga reeglina kõik ostud, mis me kaupluses teeme, on siis rõivas või auto või mingi 3.-4. asi on emotsiooni põhjal ja siis meie aju tuleb järgi ja hakkab ütlema, kas see hind on hea, kas see on minu jaoks kasulik diil, kas mul seda ikka on vaja. Aga esimene on see, et see on lahe. Ja kui me ei suuda tarbijas seda emotsiooni tekitada ühelgi viisil, siis ta lihtsalt sammubki mööda. Mitte miski ei connecti teda. Ütleme, ma ei jõudnud täna öelda, aga tegelikult tarbija, kes ostab ainult hinna pärast, ostab sellepärast, et kaupmees on loll. Sest kaupmees lihtsalt müüb midagi nii odavalt, et ma ei saa ostmata jätta sellepärast, et hind on selline. Kuigi mul vaja ei ole, ma ei taha emotsiooni tekitada, aga okei. Ehk see on ülioluline. Millele kaupmehed siis peaksid nagu rohkem keskenduma, et rohkem emotsiooni pakkumisele, aga on seal veel midagi, et millele nad võiksid veel keskenduda? Ma arvan, et kindlasti need on 2 olulist asja, et tunda oma klienti, teada, mis nende jaoks on tähtis ja oluline ja siis seda emotsiooni tekitada. Loomulikult, seal on veel väga palju muid komponente, et defineerida oma sihtgrupp. Et ma ei müü oma
ma ei tea, liibuvaid pükse nagu pensionärist imikuni, vaid ma tean, kes on mu kliendid, mis on see sihtgrupp, vanusegrupp, sugu või mis iganes ja ma tegelen nendega ja ma pühendun nendele ja nagu tänagi ma ütlesin, et me oleme teatud mõttes nagu hõimuinimesed, me tahame kuuluda kuhugi gruppi ja sina pead saama nagu kaupmehena selle grupi osaks, et nad tunnetaksid, et jah, nad usaldavad sind, nad tahavad sinu tooteid osta.